No sõiduomandustelt on see uuendatud Solterra tõesti paremaks muutunud. Esiteks on selle auto kiirendus nüüd 5,1 sekundit ja tegemist on tänasel päeval kõige kiirema ja kõige võimsama Subaruga, mida müüakse. Peagi muidugi tulevad veel kiiremad ja võimsamad mudelid. Subaru Solterra oli margi esimene täiselektriline samm ja olgem ausad, see debüüt ei olnud just kõige kirkam sooritus. Kriitikat sai nii laadimiskiirus kui ka sõiduulatus akutäiega, aga nüüd ütleb tootja, et kõik vigade parandused on tehtud. Uuenduste maht on olnud üsna ulatuslik ja mõned autotootjad ütleksid, et tegemist oleks isegi lausa täitsa uue mudeliga, aga Subaru ütleb, et tegemist on mudeli värskendusega. Täpsemalt on siin uus platvorm, mootorid on jõudu juurde saanud, uus aku on veel juurde pandud ja lisaks on see auto veel ka kergemaks muutunud. Subarule omaselt on ka elektriauto standardis nelikveoline. Mootorite koguvõimsuseks on 252 kilovatti ja 437 newtonmeetrit. Akumahuks nüüd 69 kilovatt-tundi ja kiirlaadimine on nüüd kuni 150 kilovatti. Väliselt on enamus rõhku läinud ikkagi nina osale, ehk siis nina on nüüd teistsugune, teatud turgudel on see Subaru logo isegi valgustatud ja palju kriitikat saanud mustad paneelid ei ole enam sellised krobelised, vaid nüüdseks on need kaetud klaver musta värviga ja teatud turgudel mõningate värvitoonidega on võimalik neid saada siis kerevärvi ja minu arvates see muudab selle auto palju ilusamaks, et see, et ta nüüd klaver must on, ei muutnud seda autot nüüd nägusamaks. 20-tollised rattad on lisavarustuses ja 18-tollised rattad on siis standardvarustuses ja need väiksemad rattad annavad loomulikult elektriauto puhul pisut rohkem läbisõiduulatust akutäiega. Ja mis puudutab tagaosa, siis seal ei ole enam Subaru logo, vaid seal on Subaru nimetähed, nii nagu premium autodel. Ega siin pagasiruumis kui ka tagaistmel suurt midagi ei muutunud. Ehk siis pagasiruum on endiselt mahukas, pisut suurem kui Nissan Arial, aga jääb natukene alla Hyundai Ioniq 5-le. Pagasiruumi põhja kõrgust saad reguleerida ja seljatoed käivad hästi lihtsalt alla, ehk siis 40-60 suhtes. Suusaluuki siin ei ole. No ja selline üsna lihtne ruloo on olemas ja selle saab õnneks peita siia põhjakatte alla ära ka. Tagaistmel on tegelikult ruumi küll, aga see iste on justkui selline, mis sobib pigem lastele, kuna see on erakordselt madalal. Pearuumi on siin ka tegelikult küll, aga 2 Isofix kiinnitust on siin tagaistmel ja no materjalid on ikka sellised Jaapani autolikud. Võiks isegi öelda, et 90-ndate Jaapani autolikud. Juhi koht meenutab mulle nüüd veel rohkem Peugeot ja Peugeot i-cockpiti, ehk siis pisikene kandiline roon on jalge vahel, siis on siin 2 suurt ekraani ja istud üsna kõrgel. Kogu see tehnika tegelikult on Toyotalt, ehk siis see rool on Toyotalt, see multimeedia on Toyotalt, see näidikute paneel on Toyotalt ja üldse kogu see auto on põhimõtteliselt Toyotalt. Subarult on väidetavalt ainult siis see X-mode nelikvedu ja selle X-mode'i nupu kõrvale on tulnud veel selline tumbleri tüüpi nupp, kus on siis pluss ja miinus ja see on maastiku püsikiirushoidja. Ehk siis, kui jääd autoga kinni, paned siit selle režiimi käima, lükkad siit natukene kiirust juurde, jooksed ise autost välja ja lükkad siis selle auto ka kraavist välja. Nii et selline lahendus siis. Materjalid on ikkagi ka jällegi selline justkui 90-ndate Jaapani autost ja kõik kuidagi need nupud, okei, mulle meeldib, see on füüsiliste nuppudega, aga see disain kõik kõhkab sellist 90-ndate Jaapani autot. Ja rooliga on selline lugu, et kui enamasti rooli peal on näiteks niimoodi, et siin vasakul või paremal pool on siis ühel pool servas näiteks multimeedia nuppud ja teisel pool siis püsikiiruse nupud, siis siin autos on need segamini. Mõned funktsioonid raadiole on vasakul pool, teised jälle paremal pool ja enam kasutatavad püsikiiruse hoidja nupud on viidud siis turvapadjale lähemale ehk siis
kasutades saad pidevalt oma kätt siin niimoodi keerutada, sest et sõrmed lihtsalt ei ulata sinna nuppudeni. Juurde on tulnud siia nüüd siis 2 juhtmevaba laadijat ja tegelikult kogu see keskkonsool on teistsugune. Multimeedia tarkvara on oluliselt paremaks läinud, et enam ei pea rooli pealt siit näidikute paneelist neid lühikesi 3-tähelisi tundmatuid nimetusi taga ajama, et siis erinevaid sõidu- ja ohutusabilisi välja lülitada, vaid nüüd saad neid välja lülitada siit multimeedia ekraanilt. Mõned funktsioonid on hästi mugavalt toodud kiirfunktsioonina, aga jällegi mõned funktsioonid on sellised, et sa pead kuskilt multimeedia menüüde, alamenüüdest üles otsima. Istmed on, ma ütleks, et need ei ole just kõige lühemad, aga samas need ei ole ka eriti pikad, et need võiksid natuke pikemad olla. Õnneks saab natukene seda istme põhja esimest serva ülespoole reguleerida, et siis jalad oleksid paremini istme peale toetatud. Külgpolstrid on üsna madalad, seega on justkui selline ameerikalik iste. Ja veel paar olulist asja. Nüüdseks on siin digitaalne keskpeegel. Katuseluugil ei ole enam kesktala, seega siis see klaaskatus on lihtsalt veel suurem. See ei ole avatav, sinna saad ruloo ette sõidutada. Ja lisaks on muudetud veel ka aku jahutussärki, et see oleks veel efektiivsem ja üks funktsioon tuli veel juurde. Nimelt on võimalik siit multimeedia ekraanilt sisse lülitada akusoojendus, et sa saaksid talvel siis autot kiiremini laadida. Ja Harman Kardoni helisüsteem töötab siin vägagi mahlakalt. Aga sõiduomadustelt on see üsna sarnane klassikalisele Subarule. Ehk siis tänu sellele, et sellel raskel elektriautol on raskuskese madalal, on see auto kurvides hästi subarulik. Küll muidugi sellel autol tekib hästi huvitav alajuhitavus ja kui sa oled alajuhitavusse sattunud, siis sul ei ole nagu otseselt võimalik midagi teha. Ehk siis kui sa gaasi juurde vajutad, siis lihtsalt veokontrollid poovad jõu kinni. Kuigi võiks tegelikult esisillalt natukene mootorist võimu maha keerata, et siis tagasillale võimu juurde saada ja siis muutuks auto tegelikult palju paremini juhitavamaks. Aga öeldakse, et alajuhitavus on siis ohutum kui ülejuhitavus. Piduripedaal on natukene svamjas, aga sellega sa harjud kiiresti ära. Rooli taga on ka sellised käiguvahetuslabad, mis siis tegelikult muudavad regenereeriva pidurduse taset, aga päris ühe pedaali versiooni siia ei pakuta. Ja roolisüsteem, ta ütleks ka samamoodi selline ehtne Subaru, natukene pehmemapoolsem ja selline rahulik. Aga iseenesest sõidab see auto hästi kindlalt. Uued LED-tuled valgustavad teed päris hästi, aga ma peaks ütlema, et ümberlülitused siis lähituledele toimuvad võib-olla liiga agaralt, kuna näiteks sõidad maanteel, tee äärde ja mõni tööstuspark, kus on siis valgustatud reklaamid, siis leiab auto, et nüüdseks peab kohe lülitama lähituledele ümber. Tegelikult oleks võinud rahulikult sõita veel kaugtuledega. Digitaalne peegel annab muidugi nähtavusele päris palju juurde ja sa saad aru või näed rohkem, mis siis selja taga toimub. Küll muidugi on tüütu see, et kui sa tagurdama hakkad, siis auto leiab, et ta peab salongis piuksuma ja piuksuma nii nagu mõni veoauto. Ma ei tea, kas seda nüüd nagu salongis vaja on, aga pigem võiks häält teha õues. Oluliselt on paremaks läinud ka siis energiakasutavus, ehk siis mina sain proovisõidul 23 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, mis teeb arvutuslikult akutäiega umbes selline 317 kilomeetrit. Solterra baashinnaks on 45 000 eurot, selline kõikide lisadega mudel maksab 49 000 eurot ja seda on umbes 6 000 eurot vähem kui Ioniq 5 ja Nissan Arial. Kui need mõned tüütud ergonoomika kiiksud välja arvata, on uuendatud Subaru Solterra teinud läbi tohutu arengu. Ta on nüüd päris kiire, sõidab kaugele ja on lõpuks ometi tõsiselt võetav elektriauto.